Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Tere, mina olen Veiko Arumäe. Me räägime edasi uusloodust. Ja täna tegelikult lähmegi konkreetselt jälle selle juurde, mida üks uusloodu tähendab ühe kristlase jaoks, et oled uusloodu ja mis Jumal on sinu elus teinud. Ja ma loen 2. Korintlastele 5. peatükk ja 17. salm. Ta ütleb, nii siis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uusloodu. Vana on möödunud, vaata uus on tekkinud. Nüüd ka juba eelmises saates me rääkisime sellest, et see on üks vaimne muutus, mis on toimunud inimesega. Ehk siis tähendab seda, et tema sisemine inimene on saanud uueks. Ta nimetab seda uueks looduks ja ütleb, et see vana on möödunud ja vaata, uus on tekkinud. Nüüd sel hetkel, kui inimene palub selle nimetatud patusepalve, annab oma elu Jeesusele, väliselt ei pruugi temaga midagi muutuda. Ja vahest inimestel on erinevad emotsioonid selle juures, mõni võib-olla kogeb, et tohutu koorem lahkus tema elust ja mõni tunneb tohutut rõõmu, aga olgu nendega, kuidas on nende emotsioonidega, iva on selles kõige olulisem mõista just see, et ta on uuesti sündinud. Ja mulle meeldib ka, kuidas laindatud tõlge tõlgib selle 17. salmi ja ütleb, et seega, kui keegi on poogitud Kristusesse, Messiasse, siis ta on uus looming, täiesti uus loodu. Vana eelmine moraalne ja vaimne seisund on kadunud. Vaata, värske ja uus on tulnud. Ja me näeme, et see on üks väga kapitaalne muudatus, mis toimub inimese elus. Just see sama väljend, mida Piibel kasutabki, ta on uuesti sündinud. Nüüd mitte tema füüsiline ihu ei sündinud uuesti, mitte ka isegi tema hing ja tema mõtted ei sündinud uuesti, vaid tema sisemine inimene ehk tema südame inimene või ka vaimne inimene sündis uuesti. Ja see mitte isegi ei remonditud, mitte isegi ei lapitud ära, vaid täiesti uus inimene. Ja see on nüüd, miks me seda rõhutan seda niivõrd palju, on see sama, et kui inimene hakkab sellest lähtuvalt elama, siis tema käitumine muutub, tema mõtlemine muutub ja ta kristlasena elab ühes hoopis teistsuses kohas. Ja väga paljud inimesed on ikka nendes vanades asjades kinni. Ja vahest mõned inimesed mõtlevad, ma pean need oma hinge saama tervendaud ja mul on hingehaavad ja igast asjad. Ja inimesed tegelevad tegelikult täiesti valed asjadega. Absoluutselt. Sest et jah, selle inimesed võivad olla hingeliselt võib-olla negatiivsed kogemused olnud teil, aga see on see arusaamine, et kui ta saab aru, et kui ta on uuesti sündinud, tema südame inimene on saanud uueks, siis tal on vaja lihtsalt oma mõtlemine muuta selle koha pealt. Ja me ei pea minema mingisugust vanu asju urgitsema ja otsima, vaid on see, et me aru saada seda, mis meiega on toimunud. Ja mulle meeldib ka Living Bible'i tõlge sellest salmist, mis ütleb, kui keegi saab kristlaseks, saab temast seesmiselt täiesti uus inimene. Ta pole enam endine. Uus elu on alanud. Et see on väga huvitav väljend just see, et ta pole enam endine. Ja ta on uus elu on alanud. See ongi sama, mis on toimunud ühe kristlasega, kui ta on sündinud uuesti. Nüüd 1. Peetruse kirjas ja 3. peatükis ja 3. salmis öeldakse niimoodi, teie ehteks ärgu olgu välispidine juuste palmitsemine, kulla ümber riputamine ega toredate riietega riietumine, vaid varjul olev südame inimene tasase ja vaikse vaimu kadumatuses, mis on kallis Jumala ees. Nüüd mõned inimesed võib-olla on lugenud seda kirja kohta ja teavad, et see on nagu tol hetkel oli see suunatud siis naistele. Nüüd mõni ütleb, siin ongi kirjutatud, et inimesed ei tohiks oma juuksed liiga ilusaks teha ja ei tohiks kullasta ehteid kanda ja nüüd siin ei kirjuta üldse seda. Absoluutselt. Siin tuleb vaadata seda sama rõhuasetust. Ta räägib sellest, mis on meie ehteks, mitte küsimusele, mida me kanname, kui me räägime ehetest. Ja ütleme, ka mehed võivad neile sobivaid teatud ehteid ka kanda. Ja iva on selles, et ta ütleb seda, et meie ehteks on meie südame inimene. Miks ma selle välja teon just sellepärast, et ta räägibki sellest sisemisest inimesest. Ja Piiblis on neid väljendab päris palju. Südame inimene, sisemine inimene või ka siis uus loodu või siis ka vaim. Et need erinevad sõnad räägivad just sellest samast ja see on see, mis on saanud uueks. Ja see on see sama meie elus, see ehe on see, mis on meie sees. Mitte niivõrd see, mis on väljaspoole näha. Ja 2. Korintlastele 4.16 räägib jällegi sellest samast teemast.
ütleb, sellepärast me ei loidu, vaid kuigi meie väline inimene kõduneb. Nüüd see võib-olla natuke naljakas väljend siin. Ta tegelikult räägib vananemisest. See on selline tõlkide, tegelikult vana eesti keele probleem, see rohkem tegelikult isegi. Ta ei räägi just, et siin just totaalne kõdunemine peab toimuma. Aga siis ta ütleb, uueneb sisemine inimene ometi päevalt. Nüüd me näeme, siin ta kasutab jällegi sisemine inimene selle sõna kohta. Nüüd ta räägibki sellest samast, et see sisemine inimene ta on sündinud uuesti, aga siin toimub siiski üks uuenemine ja üks värskendumine kogu aeg. Et see on asi, mis on meie elus toimumas ja see väline inimene vananeb, sellega me peame arvestama igaks, ta ei pea olema haige, see on hoopis omaette teema, aga ta räägib sellest, et siiski teatud vananemine toimub. Nii et see on asjad, millega me peame arvestama oma elus, aga sellegi poolest me peame vaatama selle peale, et see kõige olulisem rõhuasetus on just sellele sisemisel inimesel, sellel südame inimesel, sellel, kes on uuesti sündinud, kes on see uus loodu. Ja üks asi veel, mis meiega nii-öelda aset leidis sel hetkel, kui me andsime elu Jumalale, see, et Jumal andis andeks meie pattude. Amen. Mõned inimesed elavad selle teadmisega, kogu aeg vaatavad tagasi. Et tead, kus ma olin ikka pattune ja kus ma olin pattune ja mida halba ma kõik olen teinud. Ja nad tegelikult, sa näed, et see vana asi, mis neil oli kunagi seal maailmas, see üritab nii-öelda nende oma sõnade pärast ja suhtumise pärast nii-öelda tagasi tulla ja takistada seda elu, mille Jumal on neile andnud. Aga Jumala sõna ütleb Hebra 10. peatükis salm 16. Niisugune on leping, mille ma teen nendega pärast neid päevi, ütleb Issand. Ma panen neile südamesse oma käsud ja kirjutan need neile meelde. See räägib siis meele uuendamisest siin. Amen. Ega mäleta enam nende patte ega ülekohtu tegusid. Aga kus on need andeks antud, seal ei ole tarvis enam ohvrit tuua nende eest. Jumala sõna ütleb, et ta ei mäleta enam. Nii et kui me läheksime tema ette ja hakkaksime meenutama, Jumal, kus ma kunagi eksisin ja kus ma tegin kunagi valesti ja küll ma olin pattune seal, tead, enne seda, kui ma olin teinud päästmispalve, siis Jumala sõna ütleb, et millest sa räägid, poiss? Tal ei ole seda informatsiooni, see on kustutatud, see on läinud, seda ei ole. See on Jeesuse vere all. Hebra 8.12 ütleb, et sest ma olen armuline nende ülekohtustele tegudele ega tuleta meelde nende patte. Mõned inimesed vahel on niimoodi, et ma olen näinud suhteid vahel, mehe ja naise vahel ja naine siis vibutab näpuga ja ütleb, sa mees, tead, sa kunagi ei muutu või sa oled kogu aeg selline või midagi, ma ei tea, unustas midagi ära. Kogu aeg sa unustad ja tuletab pidevalt meelde neid asju ja tegelikult oma suusõnadega isegi ei lase inimesele areneda või edasi liikuda. Aga Jumal ei tee meile sellist asja. Kui me läheme Jumala ette ja me oleme andeks palunud, Jumal ei tuleta meile meelde meie eksimusi ega meie mööda laskmes ega patte, kui me oleme kord temalt need andeks palunud. Ühel päeval ma võtsin fotoaparaadist SD-kaardi, lükkasin arvutisse, mõtlesin, mul on vaja teha formatti seal. Ja siis tuli hoiatus. Kõik, et võta teadmiseks, kõik informatsioon, mis seal on, saab kustutatud. Ja mõtlesin, okei, kustutame siis ära, aga mul on vaja teha nii-öelda uuendus seal ja lasin üle ja seda muu infot enam seal ei olnud. Jumalaga on samamoodi meie suhtes, ta kustutab kõik ära, mis meil oli, see on Jeesuse vere all, seda ei ole seal olemas, meil ei ole mõtet seda kookida ja üles. Laul 103.12 ütleb nõnda, et nii kaugel kui ida läänest, nii kaugele viib ta meist meie üleastumised. Jumal viib need eemale, ega nii-öelda ta annab meile võimaluse elu alustada täiesti uuelt lehelt. Amen. Ja Miika 7.18, mulle meeldib see kirja kohta, ütleb nõnda, et kes on Jumal nagu sina, kes annab andeks süü ja läheb mööda oma pärisosa jäägi üleastumistest. Kes ei pea viha mitte igavesti, vaid armastab osadust. Ja salm 19 ütleb, kes halastab jälle meie peale, peseb ära meie süüteod, sina heidad kõik meie patud mere sügavusse. Nii et me ei pea minema neid uuesti otsima, oma seda ritva spinningut välja võtma ja et lähen uuesti püüdma nagu vanni kala otsima, tead, seal ei ole seda. Pole mõtet minna ja üks kirjakoht, mis meid aastaid tagasi tegelikult kõnetas, on prohvet Jesaja raamatus kirjas 54. peatükis salm 4. Ära karda, sest sul ei ole vaja häbeneda ja ära tunne piinlikkust, sest sa ei jää häbisse, vaid unusta ära oma noore ja häbi ja ära meenuta
enam oma lapsepõlve teotust. Ja tegelikult see on kurb vaadata vahel, kuidas inimesed tegelikult nad pidevalt räägivad nendest, nagu sa enne mainisid, nendest vanadest läbikukkumistest. Nad on andnud elu Jumalale võib-olla mitukümmend aastat juba koguduses käinud ja nagu tahaks edasi liikuda, aga midagi hoiab tagasi ja see, mis hoiab tagasi, on see vana elu ja nad meenutavad, nad elavad seda korduvalt läbi, meenutades, rääkides sellest teistega ja see hoiab nagu kammitsates neid. See on nagu koer, kes on keti küljes. Tal on see kuut ja seal on mingisugune distants tema külge pandud, siis see ketikene seal ja siis, kui ta näeb üks naabri aias kass jookseb välja, siis tal on eesmärk, kütan järgi ja kappab järgi sellele kassile ja korraga mõtleb, et saan kätte ja siis ta lööb lõuad lahti ja tahab hammustada ja on kinni, kõhuli maas seal, kett hoiab tagasi, edasi ei saa liikuda. Ja vahel inimeste eludes on samamoodi, seal on see distants, kuhu nad jõuavad Jumalaga arengus ja siis see vana elu hoiab kinni neid, aga nad ei mõtle selle peale, Jumal on mulle andeks andnud. Jumal on andnud mulle uue elu, ta on andnud mulle uue alguse ja kui ma lasen selle minna, siis need piirangud, mis mind tagasi varem hoidsid, need on läbi lõigatud, sest Jumal on teinud seda. Tänu Jumalale. Üks hea kirjakoht, mis seda sama tegelikult väga hästi välja toob, on 1. Korintlastele 6. peatükis salmist 9. Nüüd see on võib-olla üks mõne jaoks karmina kõlav kirjakoht, aga kui me vaatame seda kogu konteksti, siis me saame aru, tegelikult siin on üks väga suur ilmutus ja õnnistus meie jaoks. Ja ta ütleb, või kas te ei tea, et ülekohtused, ma korra teen pausi, vahest inimesed mõtlevad, mis sõna see süke on, see ülekohtune. Nüüd tegelikult, kui sa hakkad uurima selle tausta, siis see räägib tegelikult sõnakuulmatutest ja räägib ka mässajatest. Ja nüüd ta hakkab neid nimetama. Ütleb, et ülekohtused ei päri Jumala riiki. Nüüd, kui väljend Jumala riiki pärima kuskil on või Jumala riigist olema või Jumala riiki pääsema, siis see tegelikult räägib uussünnist või sellest, et me oleme uussünni läbi saanud Jumala riiki või saanud Jumala riigist osa. Ja siin ta ütleb, et need ei päri Jumala riiki. Tähendab seda, et inimesed, kes nüüd järgmiste elustiilides elavad, ja saame aru, see on just eelkõige kristlastele kirjutatud. Ta ütleb, et need ei päri Jumala riiki, ehk siis tähendab seda, et kristlane, kes elab nendes elustiilis, ma ei ütle, et ta kogub võib-olla ja parandab meelt, aga jätkab seda elustiilis, see inimene ei pääse taevasse. Nüüd see võib olla väga karmina öeldud, aga see on see, mis me näeme piibli üldist konteksti vaadates. Nüüd ma hakkan lugema, ta ütleb, ärge eksige hoorajad ja ebajumala kummardajad ja abielurikkujad ja salajased ropud ja poisipilastajad ja vargad, ahned, joodikud, pilkajad ja anastajad ei päri Jumala riiki. Nüüd mõningatest sõnad, saame aru, meil on natukene vanemas eesti keelesse kirjutatud, tuleb natuke lahti seletada. Ja üks asi, mis peab mõistma, ta räägib tegelikult, ma ei tea, kas sõna on olemas, nagu tegija nimi, minu eest isegi on kunagi kuskil olnud. Ta räägib just inimestest, kes nagu neid asju praktiseerivad järjepidevalt ja tehniliselt jäävad nende asjade juurde. Kui me ütleme kellegi kohta, et ta on autojuht, siis ta on see, et ta tegelebki autoga sõitmisega, ta on selles ametis lausa. Ja nüüd see on just umbes sarnased ka, ta ütleb neid ka nagu justkui nagu piltlikult nagu peaaegu nagu ametinimetusi kasutab neid, nüüd ei kõla kõige paremini, aga kasutab sõna, siin üks sõna, karmimad sõnad, ütleme, hoorajad. Nüüd vaete vahel ka isegi kristlastel see seostub kohe võib-olla prostituutidega. Nüüd tegelikult piibli kontekstis see sõna ei tähenda ainult seda. See tähendab tegelikult seksuaalsuhet väljaspool abielu. Ja ta räägib väga selgelt selle koha pealt, siis ta ütleb ebajumala kummardajad, sellest me saame aru, abielurikkujad ka arvatavasti. Nüüd see sõna järgmine, salajased ropud. Nüüd, no me nendest sõnadest eraldi saame aru, et tegelikult siin algteksti sõna viitab tegelikult transvestiitidele. Ja see on, või ütleme ka kõigile sükestele seksuaalperverssustele laiemas mõttes isegi. Ja järgmine on poisipilastajad, nüüd see on tegelikult kaasaegsemas keeles siis homoseksualistid. Nüüd piibel paneb need asjad väga selgelt ja väga konkreetselt ja karmilt paika. Nüüd mõni ütleb, aga mõni inimene on sündinud sellisteks asjadeks. Iva on selles, et tal on vaja uuesti sündida. Isegi kui keegi arvab seda, nüüd saame aru, muidugi Jumal ei ole see, kes seda loob sellisena kedagi inimest, või need on ühed valed, kuratlikud mõtted, mis inimesel on tulnud, aga tal on võimalik uuesti sündida. Ja see on see sama, millest me oleme rääkimas, aga me jõuame selle kirjakohaga paremaste kohta ka. Nüüd see on nagu karmim osa sellest olnud. Ja siis ta räägib veel vargad, ahned, joodikud
siis alkohoolikud võiks öelda siis ka pilkajad ja anastajad ei päri Jumala riiki. Ja nüüd tuleb üks järgmine salm, mis on väga oluline, et me ei lõpeta selle koha peal, muidu me jääme väga kurva ja karmi sõnumi juurde. Ja järgmine salm ütleb 11. salmis: ja sellised olid teist mõningad. Nüüd ta ütleb seda neile kristlastele, kes olid seal koguduses käimas, kes olid saanud päästetud, ja ütleb, et nad olid. Nüüd me peame natuke mõtlema selle peale. Vaata, vahel inimesed ikka isegi kristlastena teevad selliseid asju, ütleme, meil on koguduses võib-olla erinevatest sõltuvuses olnud inimestele mingisugused teenistused või aitame nendest vastadest vabaneda, ja et meil tulevad kokku sinna endised alkohoolikud ja endised narkomaanid. Siin ei ole kirjutatud endised narkomaanid või endised alkohoolikud. Siin ta ütleb, et nad olid sellised. See on seda, et nad enam ei ole. Need ei ole isegi mitte endised alkohoolikud, nad on uued loodud, kes tulevad kokku. Ja nüüd see, mõni ütleb, see on nokkimine mingisuguste termini üle. See ei ole nokkimine. See on väga oluline mõista seda, et see inimene, kes oli ennem nedistes asjades, mida ta siin nimetas, ta enam ei ole selles kohas. Ta on uus loodu. See on see, millest me oleme rääkinud. Nüüd tema mõttelaad vajab uuendamist. Jah, sellepärast meil on vaja vahest teha ka selliste inimestega tööd. Nende, ütleme siis näiteks alkoholisõltlased või erinevad muudes sõltuvustes olevad inimesed. Meil on vaja nendega tööd teha ja meil on vaja võib-olla spetsiifiliselt isegi nendega eraldi mingit konkreetsetes alades tööd teha. Aga ta ütleb nende kohta, et nad olid, nad ei ole enam. Ja ta ütleb, aga te olete puhtaks pestud. See on nüüd oleviku vormis. Praegu juba puhtaks pestud. Te olete pühitsetud, olete õigeks tehtud Issanda Jeesuse Kristuse nimes ja meie Jumala vaimus. Nüüd see on üks ilmutus, mis toob tegelikult inimesed välja sõltuvustest. Ja siin on tegelikult neid mitmeidki reas. Ja see on võti tegelikult, mis annab lahenduse, see, et inimene võib tulla sellest asjast välja ja mitte enam selles olema. Ja see võti on tegelikult selles samas fraasis. Sellised olid teist mõningad. Te ei ole enam need. Absoluutselt. Ja see süda, see sisemine inimene on saanud uueks. Neid igatsusi ei ole, neid tahtmisi, inimesel on ju need tõmbed. Nüüd see ongi sama, see on tema füüsiline ihu ja ka tema mõtted, mis vajavad uue, aga sellel tõelisel sisemisel inimesel ei ole enam igatsust nende asjade järgi. Ja mõni ütleb, sa eitad lihtsalt probleeme. Ei, ma ei eita, see on uus sünd. Ja see ongi üks väga oluline ilmutus ja väga paljud kristlased ei ole sellele pihta saanud ja nad istuvad ja isegi kukuvad tagasi nendesse vanadesse asjadesse sel põhjusel, et nad ei ole aru saanud, et nad on uued loodud Kristuses Jeesuses. Nii et see on üks väga oluline ilmutus tegelikult, et ma soovitaks inimestel, kel mingisuguseid nii-öelda probleeme on olnud nende aladega, mis siin reas on, siis võtta see kirjakoht ja mõtiskleda selle üle, rääkida seda järjepidevalt iseenda kohta. Ma olen uus loodu, ma ei ole enam see, ma olen uueks tehtud, ma olen puhtaks pestud, ma olen pühitsetud ja ma olen ka õigeks tehtud. Nendest asjadest me natuke räägime hiljem veel detailsemalt veel ka rohkem. Jah. Mäletan just enda minevikus kunagi, kus mingil hetkel üritasid vanad probleemid tagasi tulla. Vaatasin, et ma ei ole, tundus nagu ma nii võimetu nende vastu seismas. Ja otsustasin jalutama minna kodukohas siis ja jalutades ringi ma lihtsalt mõtisklesin selle tõe peale, et ma olen uus loodu, vana on möödunud. Ma olen uus loodu, vana on möödunud ja hakkasin vaikselt välja ütlema enda jaoks. Jumal, ma tänan sind. Ma olen uus loodu, vana on mööda. Need vanad asjad ei tule minu ellu üle. Need ei tule tagasi minu ellu. Ja ma mäletan mingi pool tundi tegelesin selle asjaga. Korraga ma kogesin vabadust ja tegelikult ma olin vabaks saanud enda sees esmalt. Ja mingi muutus oli leidnud aset, sest selles on selline vägi vanast elust lahti lõigata, kui me usume oma südames ja meelega me tahame kinni haarata sellest ja ütleme oma suuga välja. Me lausa nõuame seda uut elu endale. Me keeldume tagasi minemast. Ja Jumala sõna ütleb ka, et ta on andnud meile, kui me saime päästetud, mitte ainult, et meie patud said andeks ja mitte, et me sündisime ainult uuesti, vaid ütleb, et ta annab meile igavese elu. Amen. See peale seda, kui me oleme teinud selle otsuse. Ja Johannese 3:16 Jeesus ütleb tuntud kirjakoht, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temast usub, mitte ükski, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Ja me peame uskuma, et meil on antud see igavene elu. Jeesus ütles veel Johannese 10. peatükis salm 9, mina olen uks. Kui keegi minu kaudu sisse tuleb, siis ta saab õndsaks ja käib sisse ja välja leiab karjamad. Varas ei tule muu pärast kui varastama, tapma ning hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja kõike ülirohkesti. Jeesus ütles väga selgelt, et see on, mida kurat teeb, see on tema amet.
varastada, hävitada, tappa ja inimesed, kes käivad kuradi tee peal või see, ütleme siis maailma tee peal ja see on see, mis lõpuks neile sünnib. Nad saavad aru, et neid on röövitud, neilt on võetud ära elu, kõik, mis oli väärtuslik, aga Jeesus on tulnud, et anda elu. Igavene elu. Siin on, ma loen veel paar kirja kohta. Johannese 17:3 ütleb nõnda, et Jeesus kirjeldab, mis asi on siis igavene elu. Aga see on igavene elu, et nad tunneksid sind. See on nüüd palve, mida Jeesus palub isa poole enne, kui ta läheb risti surma. Ütleb ainust tõelist Jumalat ja Jeesus Kristus, kelle sina oled läkitanud. Jeesus räägib siin väga lähedasest suhtest Jumalaga ja vahel tegelikult me oleme näinud kindlasti sellist asja kirikus või koguduse kontekstis, kus inimesed tulevad, nagu sa rääkisid, võib-olla inimene, kes on alkoholiküüsis olnud, tuleb seal altari ette ja langeb põlvili seal ja teeb päästmispalve, saab andeks oma patud, aga siis on üks asi või üks osa, mida ta kunagi ei tee, on see, et ta ei võta aega, et õppida Jumalat tundma, isiklikult teda lähedaselt tundma. Ja see on näha, et kuna nad ei tee seda, siis tegelikult, nagu ma enne mainisin, nad jäävad kinni oma elus selle koha peale, kus nad on olnud. Nad ei tule selle uue elu sisse. Ja see on, mille kohta Jeesus ütles, et nad õpiksid tundma sind. See oli palve, mis tuli Jeesuse südamest just enne ristile minekut. Filiplaste 3:10 ütleb apostel Paulus enda kohta, et ma tunneksin ära tema. Mõtle, et ma tunneksin ära tema isiklikult, kogemuslikult, et ma tunneks Jeesust ja ta üles tõusmise väe ja ta kannatamise osandamise ning muutuksin tema surma sarnaseks. Kui me õpime tundma Jumalat ja me käime temaga, alati me muutume. Kui me õpime tundma Jumala armastust, seda enam me saame, ta on nii vägev, ta armastab, ta on niivõrd hea Jumal. Johannes evangeeliumis apostel Johannes kirjeldab kogudes seal kirjas, et enda kohta öeldes, et see jünger, keda Jeesus armastas. Amen. Ta oli tundma õppinud Jeesust sellisel moel ja mitmes kohas ta seal enne isegi, kui nad haua juurde jooksevad koos Peetrusega seal võistlevad ja pani kirja, et see on see jünger, kes siis Peetrusest usinamini jooksis, väike selline konkurents on ikka meeste sees olemas, aga see jünger, keda Jeesus armastas. Nii et ta mõistes seda, et Jeesus armastab teda niivõrd sügavalt ja ta sai aru sellest, ta julges sellest rääkida teistele jüngritele, ta oli nii veendunud sellest, ta lasi selle kirja panna ja ta lasi oma elu mõjutada sellel. Aga kuidas see tuli? Õppides tundma Jeesust. Ja meie elud muutuvad, mida rohkem me õpime tundma Jumalat, mida rohkem me saame aru, kes ta on, kui sügav on tema armastus, seda enam me muutume. Tänu Jumalale eest. Nüüd üks väga värvikas kirjakoht, mis ka seda muutust tegelikult kirjeldab, see on 2. Peetruse 2:22. Ja ta siin küll räägib selles kontekstis sellisest natukene, ütleme, keerulisemast ja karmimatest situatsioonidest. Ta räägib inimestest, kes olid vaimulikult väga ära langenud ja tagasi langenud, võiks öelda isegi, ja elamas väga valesid elustiile. Ja siis ta ütleb nende kohta üks väga karmi asja välja, aga see on üsna värvikas. Ja ütleb, et neile on tulnud kätte, mis tõeline vanasõna ütleb. Koer pöördub tagasi oma okse juurde ja pestud emis läheb porisse püherdama. Nüüd, ma ei tea, kui palju me sellega kokku puutunud oled, kui keegi on koerapidaja olnud, siis sa võid vahest sattuda selle ebameeldiva situatsiooni juurde, et kui koeral midagi on võib-olla korrast ära olnud ja siis ta seal oksendab mingisse kohta kuskile ja kui sa ei saa tema kratist kinni, siis kahjuks ta võib, väga juhtub süüa selle uuesti ära. Nüüd see tekitab ilmselgelt inimestes vastikust täiesti. Aga nüüd, miks see koer teeb niimoodi? Võiks me küsida selle peale. Sellepärast, et see on tema loomuses. Jah, täpselt. Nüüd, siin on ka üks sama asi, millest ta räägib tegelikult just ka nüüd inimese puhul selle võrdpildina on see sama, et mõni ütleb, et no aga mind ikkagi tõmbab selle asja poole, mul on ju need kiusatused selle asjaga ja tolle asjaga ja selle probleemiga. Nüüd kiusatused võivad meile kõigil eksisteerida. Sest Piibel räägib ka sellest, et kui Jeesus oli ka kõrbes kuradi kiusata, siis me näeme ka, kurat pakkus talle ka kiusatusi. Mis asi see kiusatus on? Need olid teatud mõtted, mis pakuti talle välja, et tee seda, käitu sellisel viisil, mis iganes ja igasuguseid erinevaid vabandusi ja põhjendusi sinna juurde, miks see isegi peaks nagu õige olema.
ja seesama ka meile võivad tulla kiusatused, mismoodi need tulevad, mitte see ei ole see, et vahest mõni ütleb, et ma ei tea, kus kurat räägib või kas ilmub lausa isiklikult kohale, me näeme seda kurja vaimu või näeme seda, nagu vahest mõned kujutavad kuradit lausa siis selles mis see on selles mustas kombinesoonis justkui või sükses ja siis hark on käes või tegelikult on punases lausa või iganes, see hark on käes ja sarved on peas. Nüüd see on see, kuidas nagu niisugused humoristid natuke on joonistanud seda asja vahest. Nüüd piibel ei anna meile sellist kirjeldust tema puhul üldse tegelikult. Nüüd see ei ole üldse oluline. Nüüd kui kurat on meile käimas või pakkumas ideid, siis need on tegelikult lihtsalt mõtted, mis tulevad meile. Sest ka Jeesuse kohta on öeldud Heebrea kirjas, et ta oli kiusatud samamoodi nagu meie. Samas need kiusatused tulid mõtted. Ja ma olen päris kindel ka selles Luuka evangeeliumis selles loos, kus Jeesus oli kuradi kiusata ja kui kurat tegi talle pakkumisi, siis ma olen kindel, ta ei näinud teda üks ühele ja ta ei ilmunud talle nähtaval kujul ja seda kuulis teda kuuldavat häält. Ei, need olid mõtted. Need olid mõtted, mis talle pakuti välja. Ja nüüd see on seesama, et me peame ära tabama need mõtted, need ei ole minu enda igatsused. Absoluutselt. See igatsus selle asja järgi või see igatsus teha seda pattu, elada sellisel viisil, see ei ole sinu enda mõte. See sinu ihus võib küll olla need tõmbed või soovid vahest kaasas, aga see ei ole sinu sisemise inimese mõte. Me peame rõhutama sellest, vahel inimesed on sageli harjunud sellest minust ja minast rääkima kui oma füüsilisest ihust ja oma emotsioonidest. Aga me peame aru saama, et see mina on siin samas ihu sees see tõeline, see sisemine inimene. Ja see on see kristlasena see arusaamine sellest just sellest sisemisest inimesest ja sellest vaimsest minast. See on üks järjekord, kuidas piibel räägib, sa oled vaim, sul on hing ja sa elad ihus. Et see õige põhiline on see sisemine inimene. Ja see on seesama, mis on saanud uueks. Et sa ei ole nagu üks koer, kes tahab minna ukse juurde ja seda süüa ja minna tagasi nendesse samadesse valedesse elustiilidesse, minna selle patu juurde tagasi, minna selle elustiili juurde tagasi. Sinul ei ole seda igatsust. Või see teine näide, et kui see pestud emis läheb porisse püherdama. Nüüd ma ei ole ka ise loomapidaja olnud, aga ma olen natukene sigasid siiski kõrvalt näinud, teistele kuskil kasvatatud, siis see on hämmastav tõesti. Kui see siga puhtaks saada ja kui sul on seal kuskil üks porine koht, ta paneb rahuga sinna samasse tagasi, teda ei huvita, et ta sai vahepeal puhtaks ja ta sai asjad väga kenaks, ei huvita teda, ta paneb sinna tagasi ja läheb jälle sinna sama uuesti sinna püherdama. Nüüd, miks ta need võrdpildid toob? Selleks, et me saaksime aru, meil ei ole neid igatsusi. Kui me oleme puhtaks pestud, kui me oleme pühitsetud, Jumal on teinud meid õigeks ja andnud meile meie patud andeks, siis meil ei ole seda igatsust ja soovi minna sinna pori sisse püherdama. Ja see on see, mis ma tahan ka iga kristlasele südame peale panna. Jumal ei ole andnud sulle igatsust pattu teha ja ei ole andnud sulle igatsust elada nendes vanades elustiilides. Ja Jumal on andnud sulle igatsuse elada ühte õiget puhast ja püha elustiili. Ja see on sinu südamesse pandud, sa oled saanud uueks looduks Kristuses Jeesuses.